Läksime sõnade juurest nimede juurde ja nimede juurest läheme juba pikemate tekstide juurde. Juhatan sisse Andra Teede, kes on kirjutanud hulgaliselt luuleraamatuid ja avaldanud, aga ka telesarja. Ja telesari teadupärast sisaldab kaunis ohtralt kahekõnet või mitmekõnet. Ja tuleb tunnistada, et juba esimese kuulamisega tunned nagu viisaka sarja tihtipeale sellest ära, et kas inimesed räägivad nii, nagu päriselt räägitakse või tuleb kohe mingi selline kunstlik keel, mis ei kõla nagu veenvalt. Kuidas sellest kõigest üle saada ja kuidas kirjutada teksti erinevate inimeste suhu, erinevatel aegadel, erinevas vanuses. Sellest, ma usun, on Andra väga õige inimene kõnelema. Ole lahke. Tere! Mina olen Andra Teede. Ma olen kirjanik. Ma ei ole keeleteadlane ega keeleuurija ja kuigi ma olen päris suure tüki oma elust veetnud ülikoolides, olen ma üldse sellises akadeemilises keeles küllaltki halb. Keeleteadlased ei käi ringi ja ei häbista inimesi nende keele pärast. Küll aga olen ma ise avastanud, et minu keelt häbistatakse päris palju. Just seda, mida ma räägin iga päev kodus. Ma arvan, et 2 kõige suuremat pattu, mida ma keeles teen, on patud, mida enamus noori inimesi teevad. Ja kui te küsiksite mu vanematelt sugulastelt, siis kõige suurem patt loomulikult on ropendamine. Mul oli hiljuti üks pikk vestlus sel teemal, et kas naisterahvas võib siis ropendada või mitte. Ja kuigi siin tulevad kindlasti mängu igasugused vanuselised iseärasused ja hariduslikud iseärasused, siis ma pean tunnistama, et minul seda pattu ikka juhtub. Ropendamine on selles mõttes huvitav asi, et kindlasti ei ole see kirjakeel, see on ikkagi selline kodune keel ja mina, kes ma kirjutan palju luuletusi ja ka dialooge, siis küllaltki palju olen seda ikkagi kasutanud. Kõige suurem ja parem näide selle kohta on üks luuletus, mille ma kirjutasin, ma arvan, umbes 17-aastaselt oma luulekogusse Saage üle. See ilmus 2007. aastal ja seal on üks luuletus, kus ma irooniliselt vihane ja noor, nagu ma olin, päris pikalt nüpeldasin sellist välja mõeldud suurt Eesti kirjanikku, kus ma rääkisin erinevatest asjadest, mille peale see suur kirjanik siis pahane on ja üks nendest asjadest, mille peale see luuletusest ta pahane oli see, et tema peab kahjuks tööl käima ja kõige hullem on see, et tööl ei lubata tal enam sekretäri persest näpistada. Nüüd see luuletus läks toimetaja kätte ja toimetaja otsustas, et see kole B-tähega sõna ikkagi luuletusse ei kõlba. Ja ta võttis selle välja ja pani selle sõna asemel fraasi pehmest kohast ja nii see luuletus sinna raamatusse läks. Küll aga oli see luuletus enne raamatut ilmunud ka perioodikas ja vist ka internetis kusagil. Igal juhul kriitikud, kes hiljem sellest raamatust kirjutasid, leidsid selle üles ja tekkis selline küllaltki tore poleemika, kuidas noore vihase luuletaja perse võeti sealt luuletusest välja ja see pehme koht tegi seda teksti ikkagi nõrgemaks ja selliseks üleüldisemaks. Nii et tegelikult kirjanikul alati on keegi, kellele ta oma teksti annab, kas siis toimetajale, lavastajale või režissöörile ja vahel peab võitlema ka nende koledamate sõnade eest. Teine suur patt, mida ma teen oma keeles ja mis ilmselt on üks suurimaid ohteusid eesti keelele, on loomulikult inglise keele kasutamine. Nüüd jälle, kui ma olin noorem, ma arvan 17-18, siis ma kasutasin väga-väga palju inglise keelt ja siis mind nüpeldati selle eest. Teised kirjanikud ütlesid, et Andra, sellest ei saa ju midagi aru, see räägib Tallinna keeles ja tõlkisid kõiki minu ingliskeelseid fraase ümber. Inglise keele eest olen ma saanud ka mujal
näiteks kui ma kunagi töötasin keskaegses Tallinna restoranis Olde Hansas ettekandjana, siis oli üks suurimaid vigu, mis sa seal oma töös teha said see, kui sa panid oma keskaegse kostüümi selga, korsetid, lindid, kogu selle atribuutika ja võtsid siis kliendilt tellimuse ning kui tellimus oli võetud, siis vastasid talle, okei, ma kohe toon. Okei asemel tasus ikkagi öelda hea küll või teeme nii ja siiani need okeid loomulikult tulevad mu suust välja pidurdamatult, aga iga jumala kord, kui ma ütlen okei, siis mõtlen ma hea küll või siis teeme nii. Inglise keelega on see asi, et kui ma vaatan oma eakaaslasi või endast natuke nooremaid inimesi, kes on näiteks suunamudijad, internetistaarid ja ma kuulan nende juttu, siis see on tõesti see elu, mida nad elavad, on max impressive ja kõik on so cute ja poolele saaks tegelikult tõlke taha panna. Ja see inglise keel, sellega on see asi, et minu meelest noored kasutavad inglise keelt oma kõnes, et paista lahedamad oma sõpradele. Aga samas ma ise oma sisimas tunnen, et just olla parem ja olla parema keelega tuleks seda mitte teha. Inimesena tahaks ma väga kasutada paremat keelt, pidurdada oma P-tähega sõnu, pidurdada oma ingliskeelseid sõnu, ka oma räpast slängi, aga siin on väga oluline meeles pidada, et kirjanikuna seda kindlasti teha ei tohi. Kirjanikuna on just oluline hoida alles võimalikult sellist käredat ja väljendi küllast igasuguste P ja K tähega sõnadega keelt. Sest et mina oma töös kirjutan väga palju selliseid, kuidas ma ütlen, Õnne 13 Jürkasid ja Taivosid, kes kusagil maakohas, kummikud jalas, põlvini sopas, võtavad viina ja räägivad oma elust. Ja kui need inimesed räägiksid liiga ilusti, siis vaadata seda oleks päris kole. Üks hea näide selle kohta, kuidas toimetajaga peab kirjanik võitlema keeleteemadel, on üks lasteraamat, mille ma eelmine suvi kirjutasin. See on ka õnneteemaline, selle nimi on Morna lapsed ja selle raamatu peategelane on üks 10-aastane tüdruk, kelle nimi on Alice. Ma kirjutasin selle käsikirja valmis ja siis saatsin selle, nagu kirjanik ikka saadab, lugeda mitmele testlugejale, kelleks tavaliselt on teised kirjanikud, kelle arvamust sa usaldad ja austad. Ja üks tagasisidedest, mis mulle tuli, oli see, et see minu 10-aastane Alice räägib nagu 30 või 40-aastane inimene. Ta ütleb ära jända ja saa sinder ja nii kohe ei lähe teps mitte ja teps mitte ei tohi ka öelda. Ma andsin oma toimetajale selle info edasi koos käsikirjaga, et selle Alice'i keel tuleb üle vaadata, et ta tuleb teha nooremaks ja lapsemaks. Ja kui ma käsikirja toimetajalt jälle tagasi sain, siis ma avastasin, et kõik teps mitted ja saa sindrid olid muudetud täheühendiks OMG, mis on siis ingliskeelne lühend sõnadest oh my god. Ja kui ma nägin oma vaest käsikirja nende OMG-dega, siis ma omakorda jälle läksin tagasi rehaga ja riisusin kõik need OMG-d välja. Ja siis sellel vaesel Alice'il polnud ei üht ega teist, nii et me pidime leidma kolmanda tee. Kusjuures see, kuidas lapsed räägivad, on kirjaniku jaoks ilmselt üks keerulisemaid asju, sest lapsed räägivad, nagu nende vanemad räägivad. Aga kui sa paned selle vanemate jutu laste suhu, kas siis teatris, teles või raamatus, siis võib see tunduda jube kahtlane. Mul käisid mõni aeg tagasi külas 2 tuttavat inimest, kes tulid midagi toast võtma ja jätsid nii kauaks oma 2-aastase lapse õue minuga ootama. Ja ma kiigutasin seda last. Kiigutasin ja siis küsisin talt, vaatasin, et ta ei ole nagu väga rõõmsa näoga, küsisin talt, et kas sa oled tüdinud kiigutamisest? Ja see laps kuidagi ei saanud must aru ja kui ma ta emale rääkisin seda, siis ema naeres, et issand, see laps ei teagi, mida tähendab tüdinud. Meie kodus ütleme, kas sul on kopp ees. Aga vaat, kui sa kirjutad tüdruku näiteks raamatusse, kus tüdruk ütleb, et oh my god, mul on kopp nii ees, siis minu arvamus on, et see ka jälle ei kõlba. Tegelastest rääkides veel, siis
mina alustasin õnne kirjutamist, kui ma olin 24-aastane ja muidugi olid minu jaoks kõige raskemad tegelased kõige vanemad, sest nemad olid must kõige kaugemal. Alma ja Laine on siiani sellised tüübid, need 2 muhedat mutti Morna linnast, kellega ma pean natuke mõtlema enne, kui ma nende pähe lähen ja nende eest rääkima hakkan. Lainega on mul muidugi kergem ja võib-olla see on sellepärast, et hiljuti oli internetis üks test, mida teha sai, kus pidi vastama 10 küsimusele ja siis see test ütles sulle, et milline õnnetegelane sa oled ja mina sain iga jumala kord Laine. Nii et võib-olla on meil lihtsalt isikulisi sarnasusi rohkem. Aga Alma on selline ühelt poolt väga peen proua, kes samas elab sellises elutormis igasuguste meesterahvaste kõrval, Allani ka näiteks, ja Alma peab rääkima ilusat keelt, aga samas see ei saa ka liiga ilus olla. Ja vahel oleme siis läinud seda kerget teed, et ma olen lihtsalt talle kirjutanud hästi neutraalset keelt, kus ei ole ei slängi ega muud risu. Ja hea näitleja mängib ka selle ära. Õnnes oleme me ka selle üle vaielnud, et kuigi me oleme kokku leppinud, et meie tegelased ei ütle okei, tšau, pakaa, siis me ka väga ei ropenda, kuigi ma mäletan väga ühte vaidlust, mis meil režissööriga oli, et kui meil on seal üks talu, et kui seal talus tehakse tööd ja lehmade lauta koristatakse, siis kas Sulane loobib sõnnikut või ta loobib S-tähega ühte teist asja. Et kuidas siis tegelikult öeldakse. Aga tegelikult on õnne kirjutamine ikkagi küllaltki lihtne võrreldes ajalooliste tekstidega. Ma kirjutasin eelmisel aastal ühe näidendi Esimene armastus ja kui teatrit tehakse lahti, siis saab seda Draamateatris ka näha. Ja Esimene armastus on selline näidend, et see põhines päris inimeste lugudel. Ma tegin intervjuusid niimoodi, et pooled, kellega ma rääkisin, olid tänapäeva noored ja pooled olid tänapäeval väga vanad inimesed, ehk siis noored 40-ndate lõpus ja 50-ndate alguses. Ja läbi selle lavastuse me hüppamegi kogu aeg ajas edasi ja tagasi ja näitame neid erinevusi ja sarnasusi nende noorte elus. Ja nagu pealkiri ütleb, siis peamiselt räägime seal armastusest. Tehes neid intervjuusid, siis vanade inimeste kirjutamine nende nooruses on ka jälle trikiga asi, et see keel, mis seda inimese iseloomu edasi annab, peab muidugi alles jääma, aga samas peab arvestama, et sellest noorusest on möödas ju 60-70 aastat ja ta on ikkagi muutunud, need väljendid on ikkagi muutunud ajas. Aga kõige keerulisem oli ikkagi see, kui üks väga vana mees meenutas oma esimest kokkupuudet armastusega. Neid küsimusi ma küsisin neilt, kui ma tegin intervjuusid, sest et eesmärk oligi leida välja kõige esimesed kokkupuuted tüdrukutega, armumisega ja kogu selle teemaga. Ja üks mees rääkis mulle, kuidas ta vahetult pärast sõda käis Tallinnas koolis. See oli poistekool ja poistekoolis oli neil üks kohalik Tallinna, ma ei hakka ütlema millise kiriku, aga Tallinna kiriku õpetaja, kes käis andmas neile usuõpetuse tundi. Seal usuõpetuse tunnis oli nii, et peamiselt räägiti piiblist, aga vahel tuli see kirikuõpetaja kooli ja oli sellises natuke ülevamas meeleolus ja siis rääkis poistele armastusest ja perekonnast ja naistest. Ma otsisin selle intervjuu transkribeeringu välja ja leidsin, et see päris inimene, kellega ma päris intervjuu tegin, ütles nii. Meile õpetati poistekoolis pikka mööda ja kaudselt seda. Meil anti usuõpetust ja õpetajale meeldis poistele rääkida, kuidas naistega ringi käia. 30 noort poissi kuulasid suud ammuli, et kui sa madratsi peal naisega kahekesi oled, siis kuna sa pöörad. Ja siis intervjueeritav muutis teemat ja hakkas rääkima teisi mälestusi. Nende väga vanade inimestega on see asi, et eks neid saab ikka küsida küsimusi ja suunata, aga kahjuks ma ei suutnud seda meest selle kirikuõpetaja juurde tagasi tuua. Kuigi ma kohe nägin intervjuud tehes, ma vahel ikka kohe näen, et siin on väga hea stseen, mida on väga tore näitlejatel mängida ja publikul vaadata. Ja nii me siis leppisimegi lavastajaga kokku,
et selle stseeni, kuidas need 30 noort poissi on klassiruumis ja kirikuõpetaja räägib neile, mis asi on armastus ja kuidas seda tehakse, selle stseeni tuleb kindlasti ära teha, see on hea stseen seal näidendis. Aga mina pidin kahjuks selle teksti valmis kirjutama ja see on vist kõige raskem asi, mida ma olen pidanud kirjutama. Ja mis ma siis tegin? Ma leidsin pärast pikka kaevamist ühe toreda raamatu. See on 1935. aasta raamat, mille pealkiri on Armastus ja abieluinn, valitud päätükke abielu füsioloogiast, mille esimene lause on loomade sigimise aluseks on sugukihu. See raamat on tegelikult päris hea lugemine, see annab sellise akna meie vanavanemate noorusesse, et ei olnud seal midagi nii, et hoiti ainult käest kinni. Aga veel tähtsam on seal raamatus selle raamatu keel, et mis sõnadega tol ajal räägiti nendest asjadest, mida üldse teati, kuidas öeldi, kui mingeid teatud sõnu kasutati, kui piinlik oli, kas kõik punastasid, kas kõik naersid, kas pooled punastasid ja nii edasi. Nii et käies selle raamatu läbi, kirjutasin ma siis lõpuks selle vaese kirikuõpetaja valmis ja hiljem, kui ma etendust vaatama läksin, siis Martin Weinmann mängis teda suurepäraselt ja see on tõesti lavastuse üks toredamaid stseene. Aga tuli ta suure tööga, et ülejäänud näidend oli juba valmis, aga seda ühte lehekülge ma pidin ikkagi veel hoolega mõtlema. Keelega on see asi, et ma natuke vihastan, kui minuga pragatakse, et miks ma räägin nii või miks ma räägin teisiti, sellepärast, et minu kohta nüüd küll öelda ei saa, et ma eesti keelt ei armastaks või ma eesti keelt ei austaks või minu käes eesti keel kuidagi sureks ära või muutuks koledaks, halvaks, laisaks ja lohakaks. Ma armastan väga eesti keelt ja ma arvan, et selline eesti keelega nikerdamine ja mängimine ja ka keelatud sõnade kasutamine on tegelikult just see, mis keelele kaasa tuleb pikas perspektiivis, sest just elav keel on see, mis on täis slängi ja igasuguseid toredaid sõnu. Ja ma arvan, et need mu sõbrannad, kelle jaoks on kõik Max, amazing ja so cute, ka nemad võiksid tegelikult võtta endale selle ülesande, et kuidas veidralt ja lahedalt öelda neid omadussõnu eesti keeles, sest et ma saan neist natuke aru küll, nad ei taha öelda, et nii nunnu on muus käekott, auto, tütar või huulepulk. Nad tahavad seda kuidagi rõhutada ja nad rõhutavad seda inglise keelega. Kui ma selle ettekande jaoks valmistuma hakkasin, siis olen ma terve nädal jälginud, kuidas ma räägin. Koroona ajal istun ma peamiselt muidugi kodus ja räägin peamiselt oma perekonnaga. Ja see muidugi on tekitanud selle, et ma räägin ka sellist nii-öelda koduriietes keelt. Ja tegelikult see ongi minu arvates keele juures minu kõige kallim vara. Eriti peale kõigi nende patusõnade meeldivad mulle sellised salasõnad, mida me kasutame ja mida ma olen alati kasutanud hea meelega. Sellised sõnad, mille tähendust teame ainult meie. Ma arvan, et igas perekonnas on neid sõnu ja neid on ka igas sõpruskonnas ja tasub neid tähele panna. Näiteks, kui ma laps olin, siis meie peres öeldi sellist sõna nagu sässendama. See tähendas põhimõtteliselt toimetama, aga nagu eriti entusiastlikult ja natuke nunnult ka ja natuke nii, et eesmärk ei olegi nii oluline kui sässendamine ise. Näiteks, kui kõik vaatasid telekat ja keegi tõusis püsti ja hakkas hoolega köögilauda pesema või veel hullem seinu pesema, sest meil olid hästi valged seinad, siis teised said öelda, et ja, tema siin sässendab, aga meie laiskleme. Üks fraas, mida me mu ülikooliaegsete sõpradega kasutame, on soliidne. Ja kui me ütleme soliidne omavahel, siis see ei tähenda seda, mida sõna soliidne tegelikult tähendab sõnaraamatus. Sest et me ütlesime soliidne kõige kohta, aga meie elu, selline pakiveini, ühisköökide, sentide kokku kraapimise elu oli kõike muud kui soliidne 15 aastat tagasi, kui me olime kõik väga noored ja natuke meeleheitel ja hästi lõbusad. Ja seda enam me kutsusime üksteist soliidseks ja siiani on mu elus inimesi, kes vahel helistavad ja me viisakalt noogutame ja kutsume üksteist väga soliidseteks inimesteks.
Ja kolmas selline salasõna, mille ma tahaks välja tuua, mida vist ei saa üldse sõnaks pidada, aga see on hetkel mu lemmikuid, on tširipiripin ahoi. See on selline asi, mida ma ütlen päris tihti kodus, sest et mul on 1-aastane laps ja kui ta nüüd 1-aastaselt juba natukene räägib, siis beebina terve möödunud aasta ta loomulikult ei rääkinud. Noored emad teavad seda, et beebidega peab kogu aeg rääkima, sest nii nad õpivad ise rääkima. Ja kui sa räägid neile nende varvastest ja mida me nüüd sööme ja mida me nüüd teeme ja kogu aeg räägid, siis vahepeal hakkad sa ka rääkima lihtsalt igasugust lora. Ja see tširipiripim ahoi on selline asi, mida ma olen oma lapsele öelnud, kuidas ma ütlen, lihtsalt julgustuseks siin ja seal, kui ta näiteks autosõidu ajal natuke kartma hakkab pesulas või kui tal paha tuju on või kui ma tahan lihtsalt ergutada mängu kaasa. Kui ma ütlen seda sõna, siis ma ei mõtle seda Kuldse trio laulu. Ma mõtlen, et kõik on nii tore, kõik on nii turvaline, siin me nüüd elame, läheme edasi, tänane päev on alanud ja teeme nüüd kalli ja hakkame elama. Selle tširipiripim ahoiga on muidugi juhtunud see, et kuna ma ise ütlen seda kogu aeg, siis on terve meie perekond hakanud seda ütlema ja nüüd ütlevad seda ka täiskasvanud omavahel. Ja lõpuks tähendab see ikkagi seda sama. Kõik on nii tore, turvaline, me armastame üksteist ja elame nüüd edasi. Sellised toredad sõnad, sellised salasõnad ja kõik muud need sõnad, mis tegelikult korraliku keele juurde ei käi, ongi need sõnad, mis minu arvates on kõige tähtsamad sõnad. Need ütlevad meile, mis tuju meil on, kuidas me suhtume asjadesse, millised me oleme. Ja ka kirjanikuna võin ma öelda, et selline lobajutt ja salakeele kasutamine on alati stseenis väga vajalik. Kui Allan ja Mare tulevad töölt koju, siis nad ei hakka kohe rääkima sellest, mis stseenis juhtub. Nii ei tohi teha. Nad peavad enne rääkima tomatitest, järjekordadest, ustest, saabastest, niisama eluolust. Ja selle niisama jutuga saan ma tegelikult öelda ära, mis stseen see on. Kas nad on sõbralikud, kas nad on rõõmsad, kas üks rehmab käega, läheb ära, ütleb, et mida sa lobised, või nad naeravad, kuidas nad ennast tunnevad, milline on nende kehakeel. Ja kui see on tehtud, alles siis saab asja juurde minna. Ükskord ma kirjutasin stseeni, kus ma jätsin selle alguse ära ja mõtlesin, et olen selline äkiline stsenarist ja hakkan kohe asjast rääkima. Saatsin stseeni tööle ära ja siis võttelt mulle helistati murelikult ja küsiti, et kuule, kas sul on esimene lehekülg puudu stsenaariumist, sest et me siin vaatame, et võte läheb käima ja kohe peab rääkima mingit tähtsat juttu, aga selline sari me ju ei ole, sest et meie oleme selline kodune sari ja me räägime seda keelt, mida kodudes räägitakse. Ja see ongi kõik. Suur aitäh teile! Aitäh sullegi ja heidame pilgu, kas küsimusi on tulnud. Ole hea. Küsimus on, et inglisekeelset kvaliteetset sisu arvutimängude, sarjade ja suunamudjate näol on eesti keeles kordades rohkem. Kas võib olla, et noored kasutavad inglisekeelseid sõnu rohke inglisekeelse sisu tarbimise tõttu ning laheduse faktor on pigem teisejärguline? Mina olen avastanud seda, et need minu sõbrad, kes räägivad kõige rohkem inglise keeles, viibivad kõige rohkem inglisekeelses keskkonnas. Mul on mõned sõbrad, kes töötavadki inglisekeelsetes IT-firmades, kellel on kodus välismaised kallimad, kes räägivad nii toiduainetest kui oma tunnetest inglise keeles ja siis saavad nad minuga kokku, kes ma olen eestlane ja ütlevad, et tead, mul on üks tunne, aga ma ei oska seda eesti keeles öelda ja siis ütlevad inglise keeles selle sõna ja siis ma vahel meenutan neile, et tegelikult sa oskad seda eesti keeles ka öelda. Et ma arvan, et asi on selles, et mida rohkem sa seda keelt enda ümber lased, mida rohkem sa ise oled koos nende suunamudijatega, kes räägivad suga inglise keeles, seda rohkem sa ka ise ütled, et Max, cute on kõik. Ja küsiksin siit poolt veel, et miks ei tasu kirjanikuna öelda kopp ees ja kas kultuuriteoseid tehes peaks peaasjalikult hoidma Eesti kultuuri või kohanema muutuva kultuuriga? See on väga keeruline küsimus, sest et kui väiksed lapsed omavahel ütlevad kopp ees, sest nende vanemad ütlevad kodus kopp ees, mitte et oleme tüdinenud,
siis tegelikult peaks ju kirjutama lapsi, kes ütlevad ka raamatutes kopp ees, aga jälle see on selline ring, et kui me lastekirjanikud kirjutavad raamatutes sellist natuke lohakat keelt, siis seda rohkem on lapsed räägivad seda keelt. Et siinkohal küll ma usun, et mingi selline eetika ikkagi autoril on ja see piir ongi see, mida tuleb leida, et hoida see eluline ja slängirikas, aga samas ikkagi halba tooni natukenegi parandada. Et mina ei kirjuta lapsi, kes ütlevad kopp ees. Alati saab ju öelda, et aga ma olen praegu kopa taga. Just, kas sul on kopp ees kopa taga olemisest? Meil on selline ilus keel, eks ole, vaata, kui kõik on viimase peal, siis järelikult viimane on kõige all. Just nimelt. Aga vaat selliseid asju tasub küll lasteraamatutesse panna, ma usun, et see paneb neid mõtlema ka. Ma tahtsin küsida veel seda, et kui sa kirjutad dialoogi, ütleme, kui sa kirjutad silmadega lugemise raamatus, paned inimesed juttu rääkima või siis sa kirjutad näiteks tele või teatrilava jaoks, see ilmselt ikkagi on erinev. Kas sa näiteks loed endale ka valjuhäälselt ise ette neid asju, mis on mõeldud selleks, et inimesed neid päriselt nagu päris keeles kõneleksid ja esitaksid? Või sa juba kujutad nii hästi peas ette, et pole tarvis vaadata, kuidas see päriselt suus kõlab? Ma pigem teen seda, et ma oma peas kogu aeg räägin juttu nende inimestega. Ma teen seda, et minu seriaali kirjutamise töö on niimoodi, et erinevatel põhjustel, kas siis mis lokatsioone me saame, mis näitlejad saavad tulla ja nii edasi, tehakse selline graafik, et mis stseene ma saan kirjutada, millisel nädalal. Ja kui ma tean, et ma pean kirjutama näiteks, ma ei tea, Taivot ja Jürkat või Maret ja Allanit tegemas midagi, siis tavaliselt on nii, et enne, kui ma hakkan päriselt kirjutama, ma kas pesin nõusid või jalutan koeraga või teen midagi muud ja oma peas natuke vestlen nendega. Et sina ole Mare ja mina olen Allan, aga tegelikult ma olen ise nad mõlemad. Ja natuke räägin juttu ja vaatan, et kuhu see jutt jõuab ja siis, kui ma kirjutama hakkan, siis ma ei loe kõva häälega küll seda ette. Väga väheseid asju ma üldse loen kõva häälega ette, et ma vist nooremana, kui ma alustasin luuletamisega ja luulega esinemisega, siis ma küll tegin selliseid valjuhäälseid peaproove, aga enam ma ei tee sedagi. Professionaalide asi. Ja mul on mahud nii suured, et kui ma kirjutaks kõik ära, mis ma iga nädal pean kirjutama ja siis veel loeks nad kõva häälega ette, siis mul läks poole kauem. Et peaks ööd ka käiku võtma. Kuule, aga suur aitäh! Ja me lähme siit vaikselt edasi. Ja aitäh sulle!